Nii, aga tere tulemast siis tänasele tooteõhtule. Meil on natuke eripärane olukord, sest meie oleme täna Viljandis. Lõppes just Toivo Rande väga suurepärane äriplaani esitlus. Saal oli rahvast täis. Aga meie alustame täna siis kohe meil juba traditsiooniks kulunenud ankeediga. Ja täna on meil ankeedi vastajaks on siis Signe Saaremaalt, et palun, Signe, mikrofon on sinu. Väga armas. Aitäh. Minu nimi ongi siis Signe Sannik. Elan Saaremaal, Kuressaare linnas. Toimetan siin taksondusega, kodumajutusega ja Amway'ga on mul kokkupuude juba tegelikult, kui päris aus olla, ikka päris pikk aeg. 11-12 aastat, ma arvan. Aga siis jäi tegelikult see suure rumaluse tõttu ka tegelikult seiskuma ja kui päris aus olla, siis mu pere ei toetanud mind. Tegelikult oli põhjus paljuski sellest. Aga ma sain tänu sellele stardipaketile, mida tol korral ka promoti ja mida ma ka ära tahtsin proovida, sain ma juba väga palju kasutama hakata. Ja täna muidugi mul on hea meel, et ma olen taas teiega. Ja millest mina praegu rääkida tahan, mis oligi minu jaoks kõige sellisem asi Amway poole pealt, mida ma kunagi siiski ei jätnud, oli see, et selles tiimis on hästi positiivsed inimesed. Edasipürgijad. Kui ma olin alati arvanud, et ma tahaksin minna ülikooli ja ma ei saanud seda, siis siin oligi just see samune jutt, et õppige meilt, kes me oleme edukad. Mul jäi see vägagi kõrva taha. Ja ma olen tegelikult tänaseni seda kõike siiski järginud ja vaadanud, kuidas läheb teistel. Aga see pole mulle andnud piisavalt rahuldust. Ma kogu aeg tean, et on olemas seminarid. Ma olen seda kogu aeg teadnud, sest et mul on nii tore sõbranna Leena, kes kogu aeg seal käib, kes kogu aeg infot jagab. Ja seetõttu olen ma kogu aeg tema käest asju ostnud. Kuniks ükskord ütles ta jälle, et ta tuleb Vessilt ja siis ütlesin mina Leenale, tead, mina tahan ka nüüd Vessile tulla ja nüüd on küll see koht, kus ma alustan taas. Tegelikult ma olen neid tooteid kasutanud juba 11-12 aastat, tõsiselt pikka aega. Minu lemmikuteks toodeteks on kindlasti kohe, mis ma pean ütlemagi, duširuumis olles selline vahend. Jälle see on ju kontsentrant, eks ole, et kui peale pesu, ütleme nii, et kõik on pesus ära käinud, mina olen siis see viimane, kes käib oma duširuumis ja piserdab kõik need seinad, kõik siis selle kontsentraadiga või selle tootega kokku ja mul ei tule katlekivi ja kohe päriselt. Kuna mul on 2 suurt maja, üks maja, mida ma siis tõesti konkreetselt kogu aeg kasutangi nõnda, tead, ma pean ütlema, et see oleks laiskade inimeste töövahend. Et see on et mul on kogu aeg siis duširuumid korras, eks ole, eriti seinad, ei tule katlekivi. See on ikka aastaid ära proovitud toode. Siis, mis mulle kindlalt väga meeldib, on veel LOK, üldpuhastusvahend. Kunagi ma ka doseerisin nats rohkem ja ma ei saanud klaasi puhtaks. Aga Sille ütles mulle, et kuule, ikka doseeri õieti ja tee ära see. Alati oli nii, et ma panin vee sisse, teadsin küll, kui palju ma pean doseerima oma kontsentraati, aga muidugi läks natuke rohkem ja mu klaasid olid vikerkaare värvi. Nii see ei töötagi. Seda tuleb ikkagi teha õieti. Siis ma juba teda ei kuluta niivõrd palju ja see töötab ja päriselt see töötab. Mul on väga palju akneid. Ma alati ostsin tegelikult Amway'st ka selle klaasipuhastusvedeliku, mis oli mu jaoks okei, on ju. Lihtne, potsikus see alati on korras. Aga täna ma olen väga sillas sellest, et mul on üks toode, paljud võib-olla ei arva sellest mitte midagi. Mul on üks toode korvis ja ma teen selle kõik ära. Vetsud, seinad, pluss veel, eks ole, mida ma üle käin. Segistid, kõik auto peale selle seest puhtaks. Nõnda, 3. toode, mida ma ka ikka väga palju kasutan, on kloorivaba graanulid. See on ka niisugune jälle väikses sellisemas 250 või 300 grammises potsikus ja jällegi kõik mu tooted, kõik mu pluusid, mis peaksid mitte valge riie, must trükk peal ja ma ju ei taha, et see must trükk läheb mul valgeks. Ta jääbki mustaks, ta jääbki selliseks värviks, mis seal peal on ja mu valged pluusid on säravad valged. Ma mingi aeg hoian neid selle vedeliku sees, ma ei kujutagi ette. Täpselt nii, et ma panen nad sinna likku
natukese aja pärast ma panen juba pesumasinasse ja see töötab, jällegi töötab. Jälle, mida ma väga-väga kasutan, on aerosool valgendi. Jällegi, tuleb mingi plekk, juba teen niiskeks, juba panen vahendi peale, natuke hoian pesumasinas ja see plekk on läinud. Jällegi, see on mul kogu aeg hästi palju kasutuses. Ja mida ma siis veel kasutan? No on need küürimisnuustikud, mis ei kahjusta pindu. Kõik keraamilised pliidid, kõik kus potid, kõik, mitte mingisuguseid traadijälgi, mida meil siin poes müüakse, neid traatnuustikuid. No need on ju täiesti out. Ma pole kasutanud neid teisi nuustikuid mitte elul. Ma olen kinkinud ka ära neid Amway nuustikuid oma inimestele, kes siis vähegi võiksid sellest midagi arvata. Nii et need on need tooted, mida ma siis nagu väga-väga kasutan ja jällegi, mis on siis nagu minu jaoks number 1 asi siiski, on kaltsium, magneesium. Minul, ma ei taha üldse öelda seda, aga paraku see nii on väga halvad hambad, terve lapsepõlv olnud. Tänaseks ma olen kasutanud seda kaltsium, magneesiumi ikka kõik need aastaid ja ma arvan, kui ma ei oleks neid kasutanud, mul ei oleks hambaid suus. Olen ma enam kui kindel selles. Ja kui lapsed olid noored, väikesed, kondivalud, kõik luud kondid, eriti poistel kasvavad. Me tegime alati need kaltsiumikuurid läbi. See jälle töötas, et ilma muude tablettideta, ilma muude vahenditeta kaltsium, magneesium, see töötab. See on nüüd läbi proovitud täielikult. Mis siis veel, millest ma räägin, mis mind nagu väga köidab jällegi. Ühesõnaga, kõik siin Amways mind köidab. Mind on see vanasti köitnud, siis jäi see soiku, aga täna lähen ma jälle edasi Network 21 mobiiliga. Seda ma kuulen igapäevaselt, päriselt tüdrukud. Seda tuleb kuulata. Ma kuulen iga minut, ka nüüd, kui ma tulin jälle oma sõidust, igal vabal momendil, kui ma vanasti kuulasin ka Star FM-i või Sky Plussi siis nüüd ma kuulen mobiilit. Ja seal on nii vahvasti ka alati öeldud, mis mul jälle nii tugevalt kõrvu jäigi. Miks me ei teeni punkte? Miks me ei teeni punkte? On see, et me vaatame oma seebikaid, kuulame oma raadiot, teeme kõike muud asju ja me ju ei keskendugi siis oma tööle. Täna olen mina ka ju väga palju eisid juba saanud, eks ole, mitte tänu teile, läbi teie. Ja ise olen ma üldse praegu 0 seisus, aga see üldse mind ei heiduta hetkel. Tollel ajal, kui ma alustasin, olin ma ikka täiesti, kuidas ma üldse lähenen kellegile. Täna ma tahaksin läheneda, aga ma siiski ei oska veel. Ma tean, et ma jõuan ühel päeval inimesteni. Ma tean, sest et ma tahaksin nii palju anda, ma juba palju räägiksin. Ja kui ma rääkima hakkan, on mul mingi sein ees. Ja siis ma mõtlengi alati liidrite peale, kes on öelnud, et vaata, valesti ka käituda nüüd ei tohi. Seega, katsu saada kas või Zoomi juurde, katsu saada, et me saaksime kokku. Aga ma pole tegelikult isegi neid samme eriti suutnud teha. Aga tänud seppide kuulamisega ma pole murdunud. Mõtlen ikka, et ma lähen edasi, olgu peale. Ja mis mind jälle ka seal nagu köidab, ongi see, et inimesed, kes on käinud hommikul 7 õhtuni 7 tööl nagu täna mina. Ja ma tahaksin ka sellest kõigest vabamaks saada. Igal juhul vabamaks saada, et rohkem olla oma perega. Mitte, et kui ma olen oma perega ja ma siis põen, et mul mingi asi jäi nüüd tegemata. Eks? Et see on nagu see, tööd tuleb teha. Ja tänud seppidele ma tunnen, et ma lähen edasi ja seppe tuleb kuulata. See on see, mis on mulle andnud kohe ikka kohe väga palju. Nii et ma kuulan seda igapäevaselt. Igal vabal momendil on minuga seppid kaasas. Kui ma täna sain ka teada, et uued lood on olemas. Ega ma pole palju kuulnud, 2 lugu kuulasin ära. Seal on veel 1 lugu kuulata ja ma olen neid juba kuulnud. Seda, ma ei oska neid nimest öelda, kõigepealt olid, et vene tüdruk ja naine, vene tüdruk ja mees, need noored. Nendest kuulasin ja nüüd siis see ameeriklanna naisterahvas, kes iganes ta oli, on ja. Ma olen see nüüd läbi kuulanud ja mis on minu puhul, kui ma ei saa aru ja midagi lähebki kõrvust mööda. Ma kuulen veel. Ja see ongi nagu see, et miks mitte olla Amways. See ei võta meilt midagi ära, lähme edasi. Lähme edasi ja ma tänan, et te olete minu kõrval, et te mind toetate. See positiivsus, mis siin on, see on nagu nii suur. See on nagu nii suur ja nii tugev. Ja kõik need inimesed, kes on meie juures siin ümberringi, need on nagu üdini mõnusad inimesed, kellega tahakski nagu alati suhelda, tahakski nagu koos olla, siis oli nagu nii tore, mida ma ka Riias kogesin. Täiesti uute inimestega. No see oli super. See oli väga super. Ma ei tea, kas mul ei midagi veel rääkimata, mida ma tahtsin öelda. No igatahes olen ma väga õnnelik, et mul on sepid. Ja, mul on väga õnnelik. Nii et
tõesti tüdrukud ja kes iganes te olete, kuulake kogu aeg, sest see annab nii palju, päriselt. Nii et minu poolt praegu siis kõik, ma ei tea. On okei? Ja, Aitäh sulle. et suurepärane. Et läheme siis teemadega edasi. Et meil on nüüd 2 sellist loosimist ja kuna meil on nagu 2 auhinda, siis esimese auhinnale läheb siis loosi Haikuki komplekt, säilituskarpide komplekt ja teine suurem, mille pilti ma õige pea näitan, sellega teeks niimoodi, et mis te arvate, need, kes siis täna kohal on, et kui meil on võimalik valida 2 loosimisvariandi vahel, kas siis niimoodi, et võtame lihtsalt ühe nime ja see on võitja või teeme välistamisega. Ehk siis hakkame, kuna selle suurema kingituse nii-öelda loosi kasti läheb 1, 2, 3, 4, 5, 6 inimest, siis on neid väga lihtne, selles mõttes mitte lihtne välistada, aga ka kiiremini välistada. Et ehk siis hakkame võtma muudkui siit ja viimane, kes järgi jääb, on võitja. Ehk siis kirjutage nüüd chati kas A või B. A on see, kui me teeme välistamisega ja B on see, kui me võtame lihtsalt esimese ettejuhtuva, kes võidab siis selle 250 punkti challenge. A või B. Ja nii kaua me teeme siis ära selle säilituskarpide challenge'i. Ma loen siis ette, kes kõik selles väljakutses nagu osa võtsid. Nii. Marika Nugis, Erika, Liivi, Marianne, Maritana, Katrin, Marika Uus, Maarja, Grete, Ilmar, Madis ja Maris, Leena, Signe, Annika, Külli, Silja ja Priit, Sandra, Arvi, Terje, Olga, Anneli, Annela, Kaisa, Marju, Silja Urva ja Jaana. Nii et teeme kõigile nendele siis sellise suure aplausi, kes siis sellest osa võtsid. Ja ma teen nüüd niimoodi, et ma lasen Annela praegu suhtleb siin meil ühe uue inimesega ja ma palun talt võtta siit üks. Nii. Ja näete, Annela käsi tuleb see. Nii. Võtta siit, vaatame kohe, mis meil siit tuleb. See on siis meil see võitja, kes saab siis Haikuki Grete. Palju õnne, Grete. Suurepärane. Aitäh. Ma tulen korraks piltiga. Aitäh. Aiku tore. Teid ma väga-väga igatsesin. Suur aitäh. Nii, ja nüüd lähevad siis meil need teised. Vaatame kohe, mis meil siis on siia chatti kirjutatud. Ma hakkan kohe kirja panema. Nii, on meil pandud siia kirja 1B. Nii, siis on 1A. A on muidugi põnevam, kirjutab keegi. Siis on veel 1B. Nii, ja rohkem meil ei olegi. Meil on praegu võrdne seis tegelikult. Meil on 2B-d ja 2A-d. Keegi peab nüüd panema veel mingi, et küsime Annela käest. Annela, kas meil on see, et kas need, kes nüüd võidavad selle suure komplekti, et kas me võtame lihtsalt siit esimese ettejuhtuva või teeme välistamisega, kes jääb kõige viimaseks. Kui me võime välistada ka, siis on natuke põnevam. Välistamisega, jah. No vot siis ongi tegelikult selgunud, mida me teeme. Me siis välistame ja enne ma näitan siis veel seda ilusat komplekti. Näete. Selline suur komplekt.
Läheb siis loosi. Nii, meil on see komplekt täna kaasas ka. Marjul on hääl peal, on nii. Nii. Ja nüüd siis, me siis teeme välistamisega, jah. Nii. Sille siis hakkab siit võtma ja välistama. Näitad siis sinna. Kaisa, sorry. Silja Urva, sorry. Anneli, sorry. Ma pean vist kurva näoga praegu olema. Tead, jah. Marju, sorry. Oota, mis meil on jäänud? Meil on jäänud 2, on ju. Meil on jäänud nüüd kas Annela või Jana. Annela on meil siin kõrval. Nii, Annela, sorry. Nii et võitja on Jana. Näete, tühi on ka. Rohkem ei olegi. Palju õnne. Et kui täna Viljandist Tartusse jõuame, siis viime võitjatele ära. Grete, kas sina oled Tartus või oled sa kuskil mujal? Mina olen Tartus praegu, ja. Nii et kas sulle sobib, et kui me jõuame kuskil tunni aja pärast, et siis viskame sulle ka selle kingitus ära või sa tahad homme seda pidulikult kätte saada või 2 aasta pärast või? Ei, sobib täna väga hästi. Täna sobib väga hästi, jah. Suurepärane, jah. No vot nii et kindlasti tasub ka järgmistest väljakutsutest osa võtta, sest juba augustikuu, mis tänasega algas, tuleb ka uus põnev väljakutse ja selle auhinna kuulutame välja järgmine teisipäev. See saab olema ka hästi põnev, mida teil ei ole tõenäoliselt, aga mine tea. Ja see väljakutse on kõigile hästi jõukohane. Aga räägime nüüd natuke veel mingitest vautoodetest, et kas sinul oli üks vautoode, on ju, see. Sellest tootest on juba eelnevalt hästi palju räägitud, et tegelikult paljud on rääkinud sellest. Ja, esimene, mis ma tahan öelda, et mul tuli eile hommikul läksin tundima, iga päev käime tundimas hommikul ja poole tunni tiiru peal äkki tunnen külma veel siia uule peale. Ja nagu koju tagasi jõudsime, siis panin seda peale ja panin niimoodi mitu korda väikeste vahedega ja mul ei ole seda villi. Et see väikest aitab üli hästi. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, et just praegu, me oleme siin Viljandi uhked, siin mõned uued inimesed ka tuli juttu kreemidest ja mida teha ja kui pigmendi laigutada. Siis minu isiklik kogemus on see, et ma hakkasin kasutama arstisti, sambe ja arstisti poolele päikesekaitsefaktori kreeme ja panati mulle jalad silma alla suveperiood. Peale seda ei ole seda enam mitte kunagi. Uuele sarjale, see ei ole sõnu kui hea. Päris kindlasti. Et kas nüüd keegi tahab veel jagada mingit viimase nädala ja viimase kuu vaunist tooteid, eks Annel, sinul on alati midagi käepärast olnud, et ta lihtsalt nii ta kõrval. Tegelikult on küll, aga mul on võtta kotid.
veel ühe vahu. Ikkagi kogu Nutrilaid. Et nüüd püsime seal koos, kui meil oli konsulteeritud või väga selgelt. Tema meil isegi peavalu. Ja mina sain oma peavalu tulla. Meil on ja 254 ja olen otsustanud, et mu ei valu. Tagasi oli õnne, et mu laps peavalu. Ma ei tule pea. Mõtteliselt ei osta peavalu. Oli vahel. Siin on siis selline slaid. Näete, ühesõnaga üldpointi on 40 aastat. Sajad erinevad California 100 arsti 30 California kliinikut. 100 arsti 30 California kliinikut. Rohkem kui 1 miljoni kliendid. Patsientidega. Mõelge nende numbrite peale. Jah, et see, mis meil tegelikult käes on, see on täiesti uskumatu, et see, et laitavad ka nagu meelde jätta just, et 40 aastat on tegelikult seda asja välja töötatud. Ja selle normaali seal selles samas ündituses ka tegelikult, et nendest on Floridas need kliinikud või Californias. Ühe sellise kuuri hind on tegelikult $4000. Ja tema haiglast, et meile on tehtud kättesaadavaks peaaegu sellega võrreldes olematu hinna eest ja sa ostad ükskord ära, sa võid eluaeg kasutada, saad oskusteave, kuidas hoida oma tervist, olla terve ja aidata teistel terve olla. Ja heas vormis ka võtta. Nii, sa võid veel need ka, et täna me nutma ei hakka, aga sellega saab midagi muud teha. Jah, nii. Ma ei tea, kas keegi, kui kellegi rohkem ei ole, siis tõmbame täna teemad kokku. Neljapäeval on meil söömiõhtu ja seal me räägime tegelikult unistuste liha arendamisest, kuidas seda hoida, mida selleks teha, miks on olulised fotod, miks on olulised mingid videod. Toivo Rande väga hästi täna rääkis sellest, kuidas tema, kui nemad elasid või Rannega elasid kuskil seal passide rajoonis ja sõitsid läbi Nõmme, siis Toivo ütles, et kunagi me elasime Nõmmes, ilus vana, meil on bassein, meil on tenniseväljak, meil on iga päev on banaanid ja apelsinid laual. Niimoodi jääpassid. Sellist asja ei räägita. Jah, sellist asja ei juhtu kunagi. Tegelikult väga, jah, osad inimesed siis ekraanid on tegelikult käinud neid tegelikult ja teavad, olemas välja. Aga on meil paljendüniskonnas inimesed, kes on konkreetselt oma unistused kirja pannud ja saavutanud need asjad. Eile me saime mõned pildid näiteks ühelt inimesel. Tänu sellele süsteemile pani ta need kirju ja ta on saanud need asjad. Nii et neljapäev räägime just sellest, et kuidas ikkagi saavutada ja kui kasulik on teinekord panna need kirja. Kell 8 ja järgmine teisipäev järjekorda toota vastu. Olge tore. Ja oli tore teid näha. Aitäh, Signe.